Tegemist on haridusteenuste haldamise süsteemiga. Selles videos käsitleme huvikooli esindaja ja ametniku õigustes huvikooli sisseastumiskatsete tulemuste sisestamist, nende kuvamist ja hinnete lisamist. Vaatame nüüd, kuidas katsete tulemusi sisestada, kui katsed on huvikoolis ära toimunud ja tulemused on teada. See on miski, mida saab teha huvikooli esindaja, minnes enda huvikooli andmetesse. Vajutame avalehel asutuse esindaja kastis olevale kooli nimele. Ning antud näite puhul alla kerides jõuame vastuvõtukatsed 2024–2025 juurde. Lisa nupu kõrval leiame tulemuste sisestamine nupu. Sellele vajutades avaneb vaade, kus on võimalik filtreerida taotluseid staatuse, rühma ja katsete nimetuse järgi. Nimekirja on ka võimalik sorteerida tulpade pealkirjade järgi, vajutades katsete veeru kohal olevale katsed nupule. Kogu tabelis on näha lapse nime, kuhu rühma soovitakse last panna, mis katsed antud rühmaga seotud on, taotluse staatus ja hindelahter. Kui taotluse staatus on aktiivne, siis on võimalus lapsele hinnet lisada ja seda ka muuta. Kui taotluse staatus on aga mitteaktiivseks märgitud, siis ei saa hinnet enam ei muuta ega ka sisestada. Kui taotlusele tehtud kohapakkumine on lapsevanema poolt vastu võetud ja see on käskkirja ootel, siis on taotlus mitteaktiivne. Muudel juhtudel aga on taotlus aktiivne. Hinne ise peab olema numbriline väärtus. Kui hinne on komakohaga, siis tuleb süsteemis kasutada punkti, mitte koma. Mittekorrektse hinde sisestamisel annab süsteem vea ning hinnet ei salvestata. Korrektse hinde lisamisel kuvatakse hindelahtri järel rohelist ikooni. Mainin ka, et hinne saab olla ka miinusmärgiga. Nüüd, kui hinded on sisestatud, lähme vaatame pingerea vaates tulemusi ning uurime lähemalt, kuidas seal ka navigeerida. Vajutame asutuse esindaja kastis olevale kooli nimele ning alla kerides jõuame vastuvõtukatseteni. Meie puhul soovime vaadata musikaalset katset pingerida, nii et vajutame rea lõpus olevale pingerida nupule. Pingereas kuvatakse lapsi, kellel pole kohapakkumist veel tehtud. Kui lapsele pakkuda koht, siis teda siin vaates enam ei kuvata. Pingerea vaates saab pakkuda kohta nupuga paku koht, mis viib edasi kohapakkumise vaatesse. Pingerea vaates on ka võimalik filtreerida lapsi ja taotluseid. Elukoha järgi, soovitud rühma järgi, kategooria järgi, õe ja venna seose olemasolu järgi ja ka selle järgi, kas laps on kohalikus omavalitsuses või ei. Õe ja venna seose puhul võtab süsteem arvesse jooksval õppeaastal juba kinnitatud lapsi. Varasemaid õppeaastaid ei arvestata. Tabelit saame sorteerida lapse nime, hinde ja rühma alusel. Pingerea vaatesse saab minna ka konkreetse rühma andmete vaatest. Sellisel juhul on pingerea vaates automaatselt valitud rühma filter. Liigume avalehelt rühmade nimekirja juurde. Kooli nimi ning alla kerides valime soovitud rühma ning siit pingerea nupule vajutades ongi rühma filter juba täidetud.